saate teada, milliseid toiteelemente vaarikataimed vajavad, kui palju neid kulub, millal väetist anda ning milliseid väetamise meetodeid kasutatakse. Selleks, et taimedele head tingimused luua, peame teadma, mida nad vajavad. Nagu Oskar Lutsu suves kiirele Wirtschafti õpetati. Kõigepealt teooria ja siis praktika. Ainevahetuse järgi on taimed fotolitoautotroofid. Kõlab segaselt? Ma seletan selle lahti. Autotroof saab orgaanilise ainete sünteesiks vajaliku süsiniku süsihappegaasist. Praegu on meie planeedil süsihappegaasi tase rekordiliselt madal. Põhimõtteliselt taimed nälgivad. Kinnistes kasvuhoonetes väetatakse taimi süsihappegaasiga, avamaal on see võimatu. Õnneks tänu tööstusrevolutsioonile süsihappegaasi kontsentratsioon atmosfääris kasvab. Lito tähendab, et taimed võtavad fotosünteesiks vajaliku elektroni anorgaanilisest ainest, antud juhul veest. Vee olemasolu on nõnda tähtis, et teen kastmise kohta edaspidi eraldi video. Ja viimase müstilise eesliite puhul ilmselt aimate, et see viitab fotosünteesile. Nii see on. Taimed saavad eluks vajaliku energia valgusest. Kuid ainult valgusest, elektroniallikast ning süsinikuallikast ei piisa. Taimed vajavad ka mineraalaineid. Näiteks lämmastikku, fosforit, kaaliumit, kaltsiumit, magneesiumit, mangaani, naatriumit, rauda, boori ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Need ei ole taimes palju. Tehke katse. Põletage ahjus ära sületeis puid ja alles jääb peotäis tuhka. See tuhk ongi mineraalaine. Nende hulk on küll väike, kuid ilma hakkama ei saa. Kõik taimele vajalikud toiteelemendid on asendamatud. Isegi kui üks element on puudu, ei saa taim areneda. Selle kohta sõnastas Justus von Liebig juba 19. sajandil miinimumseaduse. Taime kasv ja saak sõltuvad taimele vähemuses kättesaadavast kasvutegurist. Mida see tähendab? Selgub joonisest, millel on kujutatud laudadest tünn. Kui üks laud on teisest madalam, ei saa veetase tõusta kõrgemale sellest lauast. Antud näite puhul on mullas lämmastiku tase madal ning pole oluline, kui palju kaaliumit, valgust, fosforit või vett anda. Taime kasvu limiteerib lämmastiku tase. Seetõttu peab väetis rahuldama kõik taime vajadused mineraalainete järele. Kui palju üht või teist keemilist elementi taim vajab, sõltub nii liigist kui ka kasvufaasist. Näiteks vaarikas vajab aastas lämmastikku 8–9 grammi ruutmeetrile, fosforit 4–5 grammi ning kaaliumit 12–16 grammi. Ülejäänud elemente kulub vähem. Sõnnikut või komposti pannakse 2–3 kilogrammi ruutmeetrile aastas. Loodetavasti tekkis teil nüüd kognitiivne dissonants. Milleks orgaaniline aine? Nagu video algusest teada, fotolitoautotroofid ei suuda ju orgaanilist ainet toiduks tarvitada. Jah, nii ta on. Taimi võib täiesti vabalt kasvatada hüdropooniliselt. Ainult vesi ja mineraalained. Mulda polegi vaja. Aga sõnniku või kompostiga väetades ei toida te taimi, vaid mulla mikroobe. Bakterid, algloomad, putukad ja ussikesed söövad orgaanilise aine ära ja mis vabaneb? Mineraalained, mida taimed suudavad tarvitada. Osa väetisest läheb küll mikroobide tõttu raisku, kuid sellel on ka positiivne külg. Rikka elustikuga muld on sõmer, õhurikas, säilitab paremini niiskust ning on vastupidavam erosioonile. Lisaks toimib mulla orgaaniline osa puhvrina, vabastades mineraalained järk-järgult. Tänapäeval on raske korralikku sõnnikut saada, sest suurfarmides lähevad kõik väljaheited lägahoidlasse. Aga väetada saab ka virtsa või linnusõnnikuga. Virtsa tuleb lahendada veega 1:3 ning sellist segu kulub vaarikapeenar jooksvale meetrile 3 liitrit. Linnusõnnik on rikkalikum ning seda kulub samamoodi 3 liitrit jooksvale meetrile, aga enne tuleb teda kindlasti lahendada veega vahekorras 1:10. Vaarikas ei talu kõrget kloori kontsentratsiooni, seetõttu vältige kloori sisaldavaid väetisi. Kõige suurem on vajadus väetise järele pungade puhkemisest kuni õitsemiseni. Aga ka viljade valmimise ning uute varte peale kulub palju ainet ja energiat. Seetõttu väetatakse vaarikristandust 2 korda aastas, varakevadel ning õitsemise ajal. Lisaks võib väetada ka sügisel, et vaarikul oleks võimalik ennast talveks ette valmistada. Kuid sellisel juhul tuleb jälgida, et väetis sisaldaks võimalikult vähe lämmastikku. Nimelt paneb lämmastik võrselt hoolikalt kasvama ning need ei jõua enne talve ära puituda.
puitumata võrsed võtab külm talvel ära. Seetõttu andke aastane lämmastiku norm varakevadel või suvel. Kuidas tüüpiline väetamise skeem välja näeb, on toodud selles tabelis. See ei ole muidugi lõplik tõde, vaid näide. Varakevadel antakse sõnnikut ja mineraalaineid, õitsemise algul ainult mineraalaineid. Kogus on arvestatud ruutmeetritele ja ühikuks on orgaanilise aine puhul kilogramm ja mineraalainete puhul gramm. Väetamisel tuleb muidugi arvestada ka sellega, et ei saa panna põllule puhast atomaarset lämmastikku, fosforit või kaaliumit. Väetises on mineraalained kokku segatud ning seetõttu tuleb enne pisut arvutada. Enamasti on pakendil ära toodud keemiliste elementide massiprotsent. Selle järgi saate välja arvutada, mitu grammi on väetises üht või teist elementi. Teades taimede toiteelementide vajadust ning nende sisaldust väetises, saate välja arvutada väetise normi. Mineraalväetisega on see lihtne, sest tootja poolt on info olemas. Orgaanilise väetise puhul aga ei tea kunagi, mida ja kui palju see sisaldab. Suure istanduse puhul peaks orgaanilist väetist laboris analüüsima ning tulemuste põhjal väetamise normi välja arvutama. Kui te ise sellega hakkama ei saa, siis tuleb palgata konsultant, kes koostab väetamise plaani. Teate küll, mis vanasõna ütleb? Kui pea on kinni, siis tuleb kukkur lahti teha. Aga kui kasvatate enda jaoks või väikeses mahus, on abi ehk järgnevast tabelist. See annab ligikaudsed toitainete kogused erinevat tüüpi väljaheidetes. Kui palju on lämmastikku, fosforpentaoksiidi, kaaliumoksiidi ning vett veiste, lindude, sigade, lammaste või hobuste sõnnikus. Kõige lihtsam on väetis ridade vahel laotada ning sisse künda. Vaarikate juured ulatavad üsna kaugele ning suudavad ka ridade vahelt omale toitu võtta. Osa toitelement uhatakse siiski mulla alumistesse kihtidesse. Hoopis ratsionaalsem oleks väetada ainult peenraid. Selleks tehakse 2 poole taimi 10 cm sügavused vaokesed, kuhu saab panna nii mineraalväetist, sõnnikut, komposti kui ka virtsast tehtud vedelväetist. Probleem on ka selles, et väetist tuleb kuidagi mulda viia. Traktorit ega mullafreesi peenrale nii lähedal ilma taimi lõhkumata kasutada ei saa. Tuleb käsitsi kõplega töötada, seega võtab aega ja läheb kalliks. Hobikorras võib koduaias nõnda teha, kuid suuremas istanduses ei tule see kõne allagi. Mida aga teha siis, kui kasutate multsi? Orgaanilise multsi saab koos väetisega ridade vahele sisse künda ja hiljem uue kihi laotada. Kilemultsiga istandust saab väetada ainult reavahedest, juhul kui te ei taha kasutusele võtta moodsamaid meetodeid. Ilmselt peaksite. Kui istanduses on tilkkastmissüsteem, siis saab mineraalväetise segada kastmisveega. Sellisel juhul saate väetada väga täpselt. Õige kogus väetist, õigesse kohta ja õigel ajal. Süsteemi rajamine on küll kallis, kuid selle pidamine tuleb odavam kui klassikaline meetod. Kujutage ette, kui palju te kulutate aega, kütust ja väetist, et aastas 2 korda tervet istandust väetada. Hoopis mõistlikum on väetis kastmisvette segada ja lasta automaatikal see iga taimeni viia. Ainus probleem. Mulla mikroobidele jääb orgaaniline aine saamata. Aga kui põldu ettevalmistuste ajal väetada nii sõnniku kui ka haljasväetisega, peab see kuni istanduse eluea lõpuni vastu. Teine võimalus väetist kokku hoida on lehtede kaudu väetamine. Selleks kasutatakse mineraalväetiste lahjasid vesilahuseid, näiteks 0,5–2%, mida taimekaitsepritsiga otse taimedele pihustatakse. Taimed suudavad toitained vastu võtta ka lehtede abil. Leheväetiste kasutamise puhul jääb ära oht, et mulla mikroobid osa väetist ise ära söövad. Orgaanilist väetist nõnda manustada ei saa. Miks? Sest taimed ei toitu orgaanilisest ainest. Lõpetuseks rõhutan, et vaarikas on väetamise koha pealt väga nõudlik taim. Mõelge vaid, iga aasta peab ta kasvatama uued varred, lehed, õied ja marjad. Sellegi peale kulub palju energiat, vett ja mineraalaineid. Kui te iga aasta neid piisavalt ei saa, pole loota ka saaki. Kui te tahate põllult ainult võtta, aga mitte kunagi tagasi anda, siis võrdub see igiliikuri leiutamisega. Järgmine video on kastmisest. Kohtumiseni!